Tervist sõbrad, jällegi eesti keeles on selline hea tervitus nagu tervist. Ma kuulutan kellegi üle tervist ja seda ma kuulutan teie üle. Sellel hommikul Janno Peensalu minu nimi on Karjase kohvi saade ja selles episoodis me tahame jällegi lugeda õpetussõnu või õpetussõnade raamatust. Täna on teine kuupäev ja paslik lugeda teisest peatükist. Õpetussõnade raamatus on nimelt 31 peatükki, nii iga kuu jaoks saab seda rakendada. Veebruaris tuleb mõned peatükid lisaks lugeda. Aga võtame lonksu kohvi, ma avastasin alles eile. Ma olen joonud seda kohvi hulga aega ja nüüd alles avastasin, see on decaf ehk et ilma kofeiinita. Ja mina kogu aeg arvasin, et see annab mulle sükse hea laksu. Kõik toimus siin minu mõistuses. Aga üks armas õde saatis mulle terve kilo kohvi ube. Ma ei ole lihtsalt jõudnud sinna maani, et osta omale see kohvi ubade jahvataja. Ja siis ma saan päris head värsket kohvi. Võib-olla isegi võiks öelda esimest korda elus teha. Aga siin on õpetussõnade raamat ja õpetussõnade raamatut lugedes me ei saa parata, et noppida üles tarkuse mõtteid. Ja mida sagedamini me seda teeme, seda rohkem see meid puudutab. Sest meid mõjutab ikkagi kõige enam see, millega me kõige enam kokku puutume. Inimesed, kellega me kõige rohkem aega veedame, mõjutavad meid kõige rohkem. Sõnu, mida me kõige rohkem ütleme, saavad meile harjumuspärasteks ütlusteks. Harjumused ise kujunevad ju teatud tegevustest, mida me sagedasti teeme. Ja üldjuhul need asjad, mis on sagedasti tehtud, juurduvad meisse ja ka pressi all, raskuste all, tormi ajal või elukõrbest läbi kõndides tulevad esile. Nii et mida me oleme enda sisse panustanud heal ajal, kasvab esile, küpseb esile ka väljakutsete perioodidel ja aitab meil nendest välja tulla. Ja nõnda siis teises peatükis õpetussõnade raamatus alustab siin kirjutaja nõnda, et mu poeg, kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad. Sõnad vastu võtta on üks asi, talletamine on kahtlemata teine asi. Me kõik teame seda, et me ei omanda lihtsalt põgusa pinnapealse kuulamise läbi, aga teinekord peame neid asju kordama. Minu ema ikka ütles, et korda seda asja, kirjuta seda asja, seda luuletust lihtsalt jälle üle ja ühel hetkel läbi kirjutades see jääb sulle paremini meelde, sest see, mille kallal me töötame, see jääb meisse. Samal ajal, kui sa töötad millegi kallal, see asi töötab sinu kallal, võiks nii öelda nagu maksimaalne mehelikkus raamat, mida ma hakkasin aastad tagasi tõlkima ja töötasin selle kallal, nägin kõvasti vaeva, mitte mõistes sel hetkel, et see raamat ja selle raamatu sõnum töötas samal ajal minu kallal, nii et talletamine tuleb tihti läbi kordamise, järjepideva kindla tegevuse. Üks Jumala solan ütles nõnda, et järjepidevuses peitub vägi. Ja see on tõsi, mida me iganes järjepidevalt teeme, nendel asjadel on potentsiaal tuua esile läbimurre. Mõni tuleb korra palvele. Mõni maksab korra 10 ja vaatab, kas midagi juhtub. Mõni teeb ühe hea teo ja ütleb, ei, see inimene ei muutunud. Aga järjepidevusel on vägi, et sa jätkuvalt seda teed. Teha üks korralik trenn ei vii sind veel võib-olla heasse tervislikku konditsiooni või too sind spordimaailmas tippu, aga kui sa jätkad järjepidevalt, talletad seda asja, hoiad seda alal, säilitad seda ja me säilitame läbi pideva kordamise. Aastad tagasi, kui ma inglise keelt õppisin, ma kordasin neid sõnu periooditi. Tegelikult nädalas korra, iga päev õppisin 25 uut sõna selgeks, iga hommik, nõnda mitu aastat järjest ja siis korra nädalas või tegelikult 2 korda nädalas oli mul selline kordamise režiim. Katsin kinni ingliskeelse ja siis püüdsin öelda seda ingliskeeles, katsin kinni eestikeelse ja püüdsin meenutada, mida ingliskeelne sõna eesti keeles tähendas ja see keel lõpuks talletus minusse. Teiseks siin öeldakse, et lased oma kõrva tarkust tähele panna. Pöörad oma südame mõistuse poole. Mõned inimesed ütlevad, et milleks üldse mõistust vaja, kristlane käib vaimus,
aga kõik asjad ei lahene meie elus lihtsalt vaimsete asjade kaudu. Mõned asjad vajavad talupoja mõistuse lähenemist. Ja see mõistus ei ole antud meile lihtsalt niisama. Peter J. Daniels, kuulus ettevõtja Austraaliast, isikliku kulla ja hõbeda panga omanik, käinud Eestis ka 4 korda, ütles niimoodi, naljat lõdes muidugi, et oma naisele, et kui Robina, ütles Robina, mu naine, kui ma kunagi peaksin vajama aju siirdamist, siis palun tee kindlaks, et ma saaksin endale kristlase aju. Ja siis ta lisas juurde sellepärast, et seda pole kunagi kasutatud, kuna kristlased käivad kogu aeg ainult vaimus. Aga osad asjad meie elus ei lahene vaimulike asjade läbi, vaid need on mõistusega vaja lahendada. Meil on vaja rakendada arusaamist, mõista neid asju. Ja siin ta ütleb, kui sa lased oma kõrva tarkust tähele panna, ma arvan, see on üks tarkuse algussammudest, et me kuulame tarkust, õpime tarkust teistelt. Ja tänapäeval eriti, see on ju maailma lihtsam. Hommikuti panna YouTube mängima, kui sa sõidad tööle, kui sa teed trenni, kui sa jalutad. Muidugi sa võid kuulata loodusääli, mis on samuti väga lõõgastav, aga samal ajal me saame õppida ja lasta ennast tarkust tähele panna. Sel ajal, kui mina olin noorem, olid kassetid ja veel varem olid lintmakilindid ja videokassetid ja autodes olid kassettmängijad. Minu eelmine Volkswagen, mille ma viisin Romulasse mõned aastad tagasi, siis sellel oli veel kassetikas ja kõik, kes muuga kaasa sõitsid, ütlesid, vau, kassettmängija. Ja mul oli alati auto paksult kassette täis ja kogu aeg ma kuulasin midagi, lasin kellelgi mulle jutlustada, mõtistlesin kaasa, mida sa sagedasti teed, saab osaks sinust, tuleb sinusse ja lõpuks ta tuleb välja sinust ja see on see hea asi. 3. salm ütleb, jah, kui sa oma aru appi kutsud jällegi, oma arusaamise, püüad mõista neid asju. Ja muuseas, Jumal, piibel ütleb, on tarkusega loonud taevad ja mõistusega valmistanud need. Mis tähendab seda, et ka mõistusega on võimalik neid asju mõista ja paljud suured mõtlejad nagu Einstein ja mitmed teised teoreetilised füüsikud on järeldanud asju ja avastanud asju lihtsalt selle tõttu, et nad mõtlesid selle peale. Ja muuseas, Einstein ütles niimoodi kunagi, et kõik mehed mõtlevad päev läbi igasugu asjade peale, mina mõtlen ühe asja peale. Ja kõlab nagu apostel Paulus, kes ütles ka, et üht ma teen, ma unustan ära, mis on taga, sirutun sinnapoole, mis on ees. Ja ta tuli väga andekatele lahendustele. Kui sa oma aru appi kutsud, tood oma hääle kuuldavale mõistuse heaks. See hääle kuuldavaks toomine oma mõistuse jaoks on kindlasti ka selles võtmes oluline, et me peame iseennast kinnitama, tugevdama. Teinekord ei ole meie kõrval julgustavat häält. Ei ole kedagi, kes tuleks ja motiveeriks meid ja me peame iseendale ütlema, et ma saan sellega hakkama. Ma ei anna alla, ma pressin läbi, ma saan hakkama. Ma mäletan ühte filmi, mille ingliskeelne pealkiri oli The Edge, kus siis Anthony Hopkins ja Alec Baldwin ja mõned näitlejad seal veel satuvad seal väikse lennuõnnetuse tõttu. Väike lennuk siis on, mis kukub alla. Lennuõnnetus on alati tõsine ja suur ja kriitiline. Jäävad küll ellu kõik ja Alaska metsa seal rändama ja siis üks karu neid hakkab taga ajama. Ühe mehe ta tapab ja saab selle veremaitse suhu, ajab neid sealt taga. Ühel hetkel nad otsustavad, et ainukene viis sellest olukorrast vabaneda on karu ära tappa. Ja siis Anthony Hopkins, kes mängib seal väga rikast miljardäri ja kuidas ta ütleb sellele teisele mehele, Alec Baldwinile, et mida üks mees suudab, teine mees suudab ja siis viskab noa sinna maha Aleki jalgade ette, ütleb, et ütle seda. Ja Alec Baldwin siis muidugi näitleb seda osa alguses väga niimoodi kõhelevalt, et what one man can do, another can do, say it again, say it again. Ja ühesõnaga ühel hetkel on selline usu veendumus neis mõlemis, et nad saavad selle keerulise ülesandega hakkama, tappa sükest Alaska karu ja nad teevad seda seal filmis muidugi. Nii et tood oma hääle kuuldavale oma mõistuse jaoks. Võib-olla sul on kahtlusi, ebakindlust, segadust ja sa pead deklareerima Jumala juhtnööre,
printsiipe, see on see, kuidas ma asju teen. Ma ei lähe selle asjaga kaasa, mul on kiusatus, aga ma deklareerin, ma ütlen selle asja välja. Ja mida me välja ütleme, sellele me oleme pühendunud rohkem kui lihtsalt mõttele. 4. salm ütleb niimoodi, kui sa seda otsid nagu hõbedat. Me räägime siin siis ikkagi tarkusest, sest see on kogu peatükk sellest, eks ole, kui sa võtad tarkuse sõnad vastu, kui sa need tarkuse käsud endale talletad ja kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust. Tihti me ei pane sellist pingutust tarkuse omandamisele, kui siin võrreldakse hõbeda otsimisega ja peidetud varanduse ülesleidmisega. Kui ma teaks, et siin põranda all, ja kuigi ma tean, et siin all midagi muud ei ole kui liib, ma ise olen selle maja alguse ehitamise juures olnud, teaksin, et siin on peidetud üks suur märkimisväärne varandus. Siis ilmselgelt ma niimoodi, ei pühi seda põrandat siin natukene ja vaata, tõmban vaiba ära, vaatan, ai, siin on see parkett ja parketi all on betoon ja seal on ka ju metall veel omakorda sees ja ma ei tea, kas see on ikka päris suur töö ja kui ma tean, et siin on märkimisväärne varandus, ma teen mis iganes vaja, et see varandus üles leida. Ja inimesed teevad hullumeelseid asju, et varandusi leida ookeani põhjadest ja kust iganes. Nii et see ütleb, kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, 5. salm, siis sa mõistad Jehova kartust. Nii et sa oled ennem näidanud üles tõsidust, pühendumist asjale. Siis sa mõistad Jehova kartust ja leiad Jumala tundmise. Ja kui Jumala tundmine on sinus ja sa tunned Jumalat ja kõnnid Jumalaga, sul on ülekaal, üleolek igas olukorras. Igasugune maine, situatsioon või mis iganes rünnakud võiksid tulla sinu elu vastu, kui sa kõnnid temaga, sul on üleolek sellest kõigest. Sest 6. salm ütlebki, Jehova annab tarkuse. Nii et Jumal annab tarkust ja Uues Testamendis ka Jakobus ütleb meile, et kui kellegil teist on puudu tarkusest, siis see palugu Jumalalt, kes annab suisa ega tee etteheiteid. Sest tema suust tuleb tunnetus ja mõistus. Ja kui oluline on teada asju ja tunnetada asju ja mitte lihtsalt siis, kui need asjad on juba juhtunud, aga enne, kui need asjad esile tulevad, sa juba tead. Jeesus on hea näide, kes palvetab Peetruse pärast, me loeme sellest Uues Testamendis ja ütleb, et ma olen palunud sinu pärast, et su usk ära ei lõpeks ja Peetrus siis kinnitab Jeesusele, et tead, ma tulen suga surma, ma tulen suga vanglasse. Ja Jeesus jätkab, et saatan on püüdnud sõeluda sind nagu nisu, aga ma olen palunud sinu eest, et su usk ei lõpeks ja kui sa pöördud, siis kinnita vendi. Ehk teisisõnu, Jeesusel oli juba selgus selle palve tõttu, mis ta Peetruse eest oli teinud, et see rünnak vaimumaailmast oli tulemas Peetruse vastu. Ja Peetrus ei tajunud seda sel hetkel üleüldse. Peetrus tajus asju hoopis teisiti. Jeesus, ma seisan koos sinuga viimase hetkeni. Aga Jeesus, ja, ma tean ka, mis toimub, aga ma olen ka palunud sinu eest selle rünnaku osas ja ma tean, et sa tuled sellest välja ja kui sa pöördud, siis kinnita vendi, nii et tal oli teadmine millegist, mida Peetrus veel üldse ei teadnud. Ja mõtle, kui sul on selline teadmine käia asjadest nõnda palju ees. Ja kui sa Jumalaga kõnnid, Piibel ütleb, püha vaim õpetab meile, kuulutab meile tulevasi asju. Nii et see annab meile ühe privileegi. 7. salm, tema talletab õigetele edu. Edu on see, et sa sead eesmärgi ja sul on kordaminek. Nii et edu ei ole paha sõna, sa leiad seda siit Piiblist. Edu ja kilbiks on neile, kes elavad laitmatult. Jumal on kilbiks neile, kes elavad laitmatult. Kaitstes õiguse radu ja valvates oma vagade teed. Õiged rajad on teatud õiged viisid asju teha. Ja vaga tee on muidugi Jumala kartlik hoiak oma elu teel. Ma hoian Jumala kartust oma südames. Hoiab mind alandlikuna, hoiab mind sõltuvana Jumalast. Salm 9. Enne kui see kohvi külmaks läheb. Siis sa mõistad õiglust ja õigust.
ja me räägime siis sellest, et sa oled taodelnud tarkust ja et Jumal on avanud sulle tarkuse uksi, siis selle najal ta ütleb, sa mõistad õiglust ja õigust. Asju, mis elus on õiged, kuidas on õiglane asju teha ja seda, mis on õige, kõiki häid teid. Vau, milline tõotus, mõistad kõiki häid teid. Nüüd Jumala tarkus toob seda. Sest siis tuleb tarkus su südamesse ja tunnetus hakkab meeldima sinu hingele. Sulle hakkavad meeldima need teadmised, mida Jumal sulle näitab. Alles eelmine esmaspäev oli üks huvitav situatsioon ja ma niimoodi testin ka neid vaimseid asju. Keset millegi tegemist äkitselt mõtlesin selle mõtte peale, et täna, ma usun, Rein tuleb trenni. Nüüd Rein on üks endine fotograaf, juba eakas mees, käib Pingsi trennis aastaid ja oli seal enne, kui mina seal olin. Ja vahepeal ta jäi ära mingisugune teema puusadega ja mitu kuud ei olnud. Ja keegi meist ju ei teadnud, et millal ta tuleb, aga mul oli selge tunnetus, et täna ma näen teda. Ja kui ma läksin trenni, Reinu auto oli seal kohal ja Rein oli muidugi kohal. Nii et üks tunnetus, midagi, mida ma lihtsalt mingil hetkel teadsin. Aga see on lihtsalt näide sellest, kuidas Jumal meid juhtida võib. Otsustusvõime valvab sulle, salm 11, mõistus kaitseb sind. Pane tähele, milleks jällegi mõistus meile on antud. Teinekord sa vajad lihtsalt teha talupoja mõistuse järgi. Apostel Paulus mitte ei lahendanud kõiki olukordi vaimuliku sõjapidamise läbi. Kuigi ta kirjutab sellest Efeslaste 6. peatükis ja 2. Korintuse 10. peatükis, kus ta ütleb, et kuigi me käime lihas, ei ole meil sõdimist lihaviisi järgi. Oli kord hetk, kus Pauluse vastu oli üks kaval plaan juutidel Paulust tappa. Ja see hõlmas seda, et Paulus pidi siis seal, kus ta vangis peeti, viidama teise kohta. See oli siis nende kokkulepe seal kohaliku juhiga, et siuke salaplaan, et nemad varitsevad seal ja tapavad Pauluse. Ja kui Paulus sellest kuulis, siis ta ei hakanud siduma kinni kurje vaime, tegema seal eespalvet, nurjama vaenlase kavatsusi ja plaane, vaid ta tegi midagi väga praktilist, väga mõistuslikku. Kutsus seal oma õepoja, saatis selle sinna juhi juurde, rääkis selle olukorra ära ja lõppeks siis Paulus viidi juba ennem minema teise linna, kui need juudid jõudsid sinna varitsuspaikagi minna, nii et Paulus elu säästeti, aga mitte, et oleks seal suure vägeva palve teinud või ingel oleks alla tulnud või mingi vaimulik asi oleks sündinud. See oli lihtsalt, ta kasutas oma mõistust. Mõistus kaitseb sind. Mõistus kaitseb sind, otsustusvõime valvab sulle. Ja kui oluline see on, et me oskame õigeid otsuseid teha. Ja üldjoontes, kui õige informatsioon on meie elus olemas, õiged faktid, siis otsus tuleb ju palju kergemini. Ja nii, et kui meil on need tarkuse killud Jumalalt, siis oskame paremini otsustada. Juba teatud nagu väärtushinnangud annavad suuna, kas neid otsuseid ma üldse kaalun. Kõik asjad ei ole alati kooskõlas Jumala õigsusega ja kartusega, kuigi see võib tunduda nutikas idee, aga see ei ole õige asi, siis see ei ole Jumala tarkus. 12. salm, päästes sind kurjalt teelt, mis on ju väga tähtis, pääseda kurjast. Meeste käes, kes räägivad pööraselt. Tarkus hoiab sind, sa juba mõistad kaugelt ära. Need asjad ei ole need, millega ma tahan ennast samastada. Kui tihti ma olen oma elus teinud selle vea, pannud silma kinni, eiranud seda sisemist tunnistust, teinud koostööd või kaastööd inimestega, kelles ma juba märkasin teatud asju kohe algusees ja ma läksin edasi ja jäin nende meeste kätte ja sain õppetunde, kes ülgevad sirged rajad, et käia pimedatel teedel, kes rõõmutsevad kurja tehes, hõiskavad pööraste roimade juures, kellede rajad on kõverad ja kellede teed on eksiteed. Huvitav, et inimesed võivad sattuda sellistele teedele, kuna nad eiravad Jumala tarkust. Jumala tarkus annaks neile kaitse. Ja see ütleb 16. salmis, et Jumala tarkus hoiab sind ka võõra naise eest. Muulasest naise eest, kes räägib libedaid sõnu. Jällegi, tarkus on põgeneda kiusatuse juurest. Panna
see asi kinni, kõndida sellest mööda, ära arva, et sa palvetad selle kiusatuse ära, ma teen eespalvet ja sõdin ja see kiusatus, see ei võida mind, aga ma vaatan sellele kogu aeg silma. Ei, tarkus ei ole mitte vaadata tõtt selle kiusatusega, vaid põgeneda selle eest. Põgeneda sellest, nii nagu Joosep põgenes. Nii nagu apostol Paulus ütleb, põgenege noore ja himude eest. 17. salm, kes on üljanud oma noore ja sõbra ja unustanud oma Jumala seadusi. Jällegi hakkad segunema inimestega, kelledel ei ole neid samad väärtushinnangud. See ei lõppe hästi. Me räägime siin sõprusest ja läbikäimisest, mitte et me oleme nende inimeste seas. Muidugi me töötame maailmas, me töötame selles süsteemis, me olemegi kutsutud olema valguseks ja soolaks, aga ma räägin läbikäimisest, kus meist saavad lähedased inimesed, sest tema koda vajub alla surma poole, tema teed varjude riiki. Ükski, kes tema juurde sisse läheb, ei tule tagasi ega jõua taas elu radadele. Vau! Tõsine hoiatus ja tarkus ütleb, et ma säästaksin sind sellest kõigest. Ja kui palju inimeste elusid ma tean, kes eirasid seda, mõtlesid, et on kõvad mehed, nad suudavad vastu panna nendele. See asi nõnda ei juhtu. Enamus inimesi, kes sattusid seksuaalpattudesse, arvasid, et nendega see juhtu, nad lihtsalt eksperimenteerivad, lihtsalt teevad nalja, lihtsalt mängivad ja lõppeks nad lõpetasid seal, kus nad ei tahtnud. Ja ta ütleb siin nõnda lõppeks, see on siis selleks, et sa võiksid käia heade teel ja hoida õigete radu. See, miks Jumal seda kõike annab, see ei ole et sinu piiramiseks, sinu takistuseks, sest õiged tohivad elada maa peal ja vagad Jumala kartlikud sinna järele jääda. Aga õelad hävitatakse maa pealt ja truuduse murdjad, sõna murdjad pühitakse ära. Sõbrad, see on õpetussõnade teine peatükk. Ma loodan, et see oli julgustuseks, kinnituseks. Jumala tarkus alati teeb meile head. Issand, andku meile tarkust. Vastavalt sellele, nagu Jakobus ütles, kui kellelgi on puudu, ja ma tunnistan iga päev Jumala ees, et mul on puudu tarkusest, mul on puudu tarkusest. Tarkus ei ole mitte lihtsalt ilusad sõnad, aga ilmub meie elus, meie tegudes parem hästi tehtud kui hästi öeldud. Nii et sõbrad, olge kaitstud, olge hoitud seal. Näeme jälle. Sõbrad, ma tahan südamest tänada neid, kes on seda kanalit Karjase Kohv toetanud. Võib-olla isegi palvetanud selle eest, jagan mõne oma sõbraga. Nii et ma olen südamest tänulik kõigile neile, kes on seda kanalit tellinud, videosid, mis sind on kõnetanud, laikinud, võib-olla mõne positiivse kommentaari jätnud. Ja ma hindan seda väga. Nii et anna teinekordki teada, kust kohast sa seda kanalit vaatad, mis sind on julgustanud. Tagasiside on tore. Ma hindan seda, kui mul on võimalus, ma vastan sulle. Ja kui sul on mõni palvesoov, anna selleski teada. Nii et olge vahvad, näeme jälle.